tere hommikust päikelisest Širinžest, päike on kuskil seal. Tulin varahommikul päiksetõusu nautima, aga päiksetõusu väga ei ole. Lahedad pilved, niisugune mõnus tujukas on siin. Viimane päev, enne kui tiksub 30 täis, mõtlesin, et natukene naudin seda. Väga ilus külake on see, tõesti tohutult ilus arhitektuuri poolest. Natuke sarnane Küprosele, kui me käisime seal, näiteks Lefkarad või kõik muud olid. Et selline mõnus, ilus küla. Nüüd vaatame aga siin küla peal kindlasti veel edasi, naudime hommikusööki, võib-olla ka lõunasööki, võib-olla ostame midagi, kes teab. See on tohutult turistidele keskendunud küla, siin on hästi palju majutusasutusi, iga majake praktiliselt on majutusasutus või on see restoran või siis pakutakse siin igasuguseid turistividinaid, mida kaasa osta. Aga õnneks me oleme juba karastanud. Ja palju raha raisatud kinkide peale ja tänavate peale ringi käia ja vaated ja pilte teha Liinast. Üks väheseid kordi, kui Liina on valmis, et temast pilte tehakse. Tulime hetkeks, mõtlesime, vaatame Efesust väljaspoolt. Ja hetkel oleme siin parklas on pikk järjekord, autode rivi, suure teeni ei ole, aga ikkagi üsna palju on neid, parklast on täis ja siin kurveme, et parkla juurest väga ei ole midagi näha ka. Et ma ei mõelnud, et me sisse läheks, me ei pea kui plaaniga sisse minna, aga kahjuks siit väljast pole ka midagi näha. Ühesõnaga, me käisime Efesuses ära, see on põhiline, keegi ei hakka kunagi küsima, et kus pildid on ja kas te sees käisite. Me käisime Efesuse juures ära. See loeb. Jõudsime oma Pamukkale majutusse, loojang on üsna lähedal, aga tundub, et Pamukkale on üsna rahvast täis ja keeruline on liigelda üles Soola mägende poole hetkel, nii et me siis ei hakka sinna minema. Kuna bassein pannakse ka üsna varakult kinni, siis me veedame loojangu aja seal, vaatame natukene välja. Ja pärast seda ilmselt lähme sööme ja hommikul üritame jõuda siis minu sünnipäeva ajal sinna Soola mägedele, aga seal on ka väiksed komplikatsioonid. Nimelt see lähim koht sissepääsuks avatakse 8:30, kus saaks jala minna, nii et me peame minema autoga kuskile natukene kaugemale. Vaatame siis, kuidas see õnnestub. Aga nüüd bassein, loojang ja siis söök. Vahetult enne veel, kui päike täitsa loojus, avastasime tänu teistele, et siis katusele tulla ka ja sai natukene parema vaate loojangust. Aga natuke liiga hilja ja natukene ikkagi liiga vähe. Oleks natuke varem teadnud, oleks saanud vähemalt sellest Soola mäest laheda pilli ilusa valgusega. Praegu saaks võib-olla ilmavalguseta ka midagi, aga kindlasti ei ole see nii hea enam. Pluss ma ei viitse enam jäänata, nii et läheme basseini tagasi, kuniks me saab. 7:30 pannakse kinni juba.
ja kätte ongi jõudnud kõige hirmuratavam hetk minu elus. Simon 30! Simon 30 ja kus on parem seda vastu võtta, kui mitte Türgi ühe hotelli katusel oleks vaatega Pamukkale soolaküngastele, juhul kui oleks kott pime ja oleks midagi näha. No tegelikult meie siit oma silmaga näeme, kaamera väga ei näe tõenäoliselt. Ega praegu mingit erilist tunnet rohkem väga olla ei saagi. Paar minutit olnud selles kõrges vanuses. Tähistame pensioniajale kohaselt Warren Buffetti lemmikjoogiga. Liinal mingi off-brand tee. Ja niimoodi see 30 tuligi. Tere hommikust! Palju õnne sünnipäevaks, Simo! Palju õnne sünnipäevaks, jätkuvalt olen vana. Jõudsime siia Pamukkale lõunavärava juurde, mis avatakse ainsana kell 6.30. Me jõudsime natuke varem, 6.20, mõtlesime, et me saame auto ära panna juba, et siis jääda sinna värava passima, aga tuleb välja, et juba auto parklasse saamine hakkab alates kell 6.30, ehk siis me peame siin kuskil väljas passima ootama, kuniks me sisse saame. Natuke on juba rahvas kogunenud, aga ma eeldan, et siis võrreldes sellega, mis tavaliselt on see palju vähem, et siin on mõned üksikud autod, aga jah, loodetavasti siis esialgu väga palju rahvast ei tule ja saame natuke nautida tõenäoliselt pettumust, sest väidetavasti ei pidanud seal väga palju vett olema, aga no eks me siis näeme varsti. Saime sisse ja lisaks sellele, et natuke varem jõudis pileti müüa veidike hiljem, nii et pidime selle ka veel ootama täiendavalt. Aga siin me oleme. Kuumahupallid on seal taga. Nii et lähme. Kell on 6.43 ja saime sisse. Ilusad vaated on juba suur lage ala. Õnneks on hea jahe praegu. Natuke näen värve ja päris palju tegelikult õhupalle, üllatavalt palju. Siin on 2, 4, 6, 8, 10 tükki vähemalt. Võib-olla kuskil kaugemal veel midagi. Päris kallid on need sõidud, nii et inimestel ikka vist raha on. Tundub, et siin jah, mingi vana linn olnud isegilt. Ilmselt ka nendesse varemetesse me saame pärast poole minna vaatama, aga kõigepealt väike sünnipäevasuplus umbes nii sügavas soolavees. Ja kohal me siin olemegi. Ilusad väljad, väikene päikesetõusu kuma. Isegilt üks kuumahupall on kaadrisse sattunud. Praegu hommikul tõesti on rahvast, aga ma eeldan, et see on ikkagi väga vähe võrreldes sellega, mis tavaliselt on. Temperatuur on palju mõnusam, ei ole väga palav. Ja vaated on ilusad, värvid on ilusad. Selles mõttes tasub kindlasti hommikul tulla. Ma arvan, et see on seda väikest tunnetud tööd väärt. Ja muidugi need ojad siin on ka väga mõnusad, siin basseinid on külmad, aga need ojad siin, need on täitsa asoojad. Kell on 7.46 ja nüüd hakkavad vaikselt tund aega hiljem massid peale tulema. Et siin allpool, kus me praegu edasi liigume, siin on veel vähe, need pole siia jõudnud, aga selle üleval pool juba on näha, et mingi bussi täite kaupa või ma ei tea, palju nad siin on tulnud. Ühesõnaga, nemad hakkavad kohe peale tulema, nii et me peame vaatama, nautima siin palju saame esimeste varajaste tulijatega. Ja lisaks kõigele muule sai nüüd lõpuks ära käidud ka ujumas nendes basseinides. Vesi on lihtsalt nii madal, et põhimõtteliselt kui kõhuli olla selle põhja vastas, siis napilt võib olla selg jääb vee alla. Et umbes nii sügavad need ongi. Aga ei, väga mõnus on, hästi soolane.
Aga väga ilus. Nüüd läheme tagasi ülesse poole. Suures rahvast on palju, aga ma praegu vaatan, et enamik sellest rahvast vist ongi jäänud selle Eesti esimeste kohtade juurde seisma. Keegi vist ei viitsi vaevu ei taha tulla allapoole. Tuleb ülevalt allapoole. Et siin on rahvast, aga ei midagi hullu. Väike telefoto või siis standard zoom ja saab tekitada mulje nagu täitsa üksinda. Veel enne kui tagasi rahva sekka lähen ja võib-olla ümber mõtlen. Ma algul kartsin, et Pamukale on väga turistikas, väga igav, pole midagi teha, sünnipäeva jaoks halb koht. Aga olles siin käinud, eriti hommikutundidel, kus rahvast oli, aga pigem vähe. Kui mõnus siin on käia, vaadata, hoopis teistsugune tunne. Et ma ütleks küll, et see on täiega lahe koht tegelikult, kus sünnipäeva pidada. Ma väga pikalt siin olla ei taha rohkem, ma näen, et rahvast tuleb, aga tõesti hommikutundidel ülimõnus, täiega lahe koht ja tasub tulla. Ja sünnipäeva pidu jätkub. Ülihea! Pärast nendest kuumaveeallikates olekut voolava soojas on ikka eriti hea olla. Nüüd on nagu sünnipäev. Oleks ainult, et oleks hommikusööki saanud ka siia. Me ei ole hommikusööki söönud, me ei ole saanud hommikul minna hotelli basseini ja hotelli check-out umbes tunni aja pärast. Ja me oleme ikka siin ja läheme vaatame natuke linna peal ringi. Siin juures on antiiklinn. See tundub väga lahe, siin võib-olla ei ole tohutult palju järgi, siin on mõned amfiteatrid ja asjad. Aga kuna meil on aega väga vähe, me saaks minna edasi, aga meil ei ole aega. Aga kindlasti tahaks. Ühesõnaga, seekord jääb nägemata, aga kui tulla ja aeg on, tasub kindlasti vaadata siin antiiklinnas ka ringi. Ma praegu vaatan peale ja tundub päris põnev. Ja tundub, et suurepärane sünnipäev jätkub. Liina leidis meile tõelise kullatüki. No vaatame, kas me saame peale või mitte. Aga saab sõita Kondliga mäetippu tagasi 20 liiri inimene. See on sisuliselt 1 eur edast tagasi. Ja kui jätta praegu välja see, et mingi buss sõidab siit, siis tegelikult siin on vähe rahvast. Mõned autod, mõned inimesed ja lahedad vaated. Ja äkki saab süüa ka, sest me jõudsime napilt nagu viimasel hetkel krabada veel hommikusöögi lauast mingeid asju kähku kaasa. Aga see ei ole väga korralik söök. Mul on sünnipäev, söök peab olema korralik ja äkki saab mäe otsast. Ma loodan. Täiega lahe. Meie isiklik erakondel rapub korralikult. Köie otsas liigume niimoodi praegu. Nii äge! Nii äge! Kõige parem 20 liiri, mis me oleme kulub. See on nii äge. Tundub, et praegusel hetkel on nii ühe inimesed, enamik või vähemalt pooled, mis on tühjad ja peale saamine on reaalselt niimoodi, et see kogu aeg liigub ja sa pead vaikselt peale hüppama sinna, ootama, kui niisugused sulguvad ja siis sa saad üles liikuda. See on nii lahe. See on tõesti kõige lahedam 20 või 40 liiri, mis ma olen kulutanud see niimoodi siin reisil. Ja siin veidikene hirmuäratav ka, kuidas see kõigub. See on nagu Tivoli tuur. Aga see on see koht, Simo, kus sa pead ruttu välja minema ja kõik oma asjad kaasa võtma. Siin ei saa liiga palju asju olla ja ei saa vaatama jääda. See on koht, kuhu peab tulema. Aga jube palav, nagu saunas. Ja nüüd naudime imelist vaadet. Korralikku sööki siin ei saanud, siiski restoran oli kinni. Nii et sööme pähkleid, küpsiseid, joome kohvisid ja väikest limonaadi. Sobib küll ja pärast lähme alla ja sööme siis korralikult.
aeg on allapoole hakata liikuma. Natukene hirmuäratav oli esialgu kõikus üleval. Noh, natukene meist, natukene sellest väljasõidust. Aga ei, endiselt on väga lahe. Jep. Opa! Jep, allaminek on tunduvalt kõikuvam. Oleme nüüd liikumas teel Afjonkarahissaari poole, aga kõhud on meil tühjad, lõunasöögi aeg on, me ei ole korralikku toitu veel söönud minu sünnipäeval, ma jäisin rõhutamast. Ühesõnaga, nüüd me võtsime mingi suvakas teeäärses külakeses väikse peatuse ette ja vaatame, kas siin kuskil saab midagi. Kui me elusana tagasi ei tule, siis keegi seda videot nagu nii ei näe, aga no loodetavasti on head toidud. Reklaamitakse, autosid on päris palju siin, et selles mõttes loodame. Saime toidud kätte ja praegu lõhna järgi tundub kõik väga super. Ma juba ei jõua ära oodata, et saaks sööma hakata, aga ma pean seda juttu siin praegu rääkima. Siin kohe külje all saab väikse viinamarja tükikese ka. Ja jõudsime hotelli. Oleme Afjonkarahisaaris ühes üsnagi odavas, samas viisaka välimusega hotellis. Ainuke probleem, mis ma senimaani näinud olen, on see, et toas natukene lõhnab suitsu järgi. Aga tore oli see, et auto pargiti ilusti meie eest ära, suht kohe maja ette. Nii et sellega peaks ka loodetavasti korras olema. Paar põnevat asja juhtus ka teel. Esiteks see tee, mis me valisime Afjonkarahissaari poole, me aimasime, et see on niisugune natukene huvitavam, põnevam, aga vahepeal läks ikka tõesti huvitavaks, et muidu oleks niisugune kaherealine maantee, aga vahepeal läks täitsa simoodi külavaheteedeks, sõitsime mitmest põnevast külast läbi ja reaalselt ühes külas suur tohutu kari lehmasid oli lihtsalt keset teed. Läbi kuskilt ei saanud, mitmest autost järjekord tekkis lõpuks ja siis ühel hetkel viskas kopa ette ja siis jätsin auto seisma. Oligi enam külakeskuse juures olid mehed, kes olid teed, siis kutsusid enda juurde, ütlesid, kuule, tee meist pilti ka natukene, tegin paar pilti. Sain ka jälle neid kulunud, väsinud nägudega kohalikke ja siis ühe, kes natukene rohkem niimoodi oli jutukam, temaga siis natuke rääkisime rohkem ja ta ütles, ja siis ma pakkusin välja, et ma saadan ka pilte neile. Aga see oli täiega lahe. Nad kutsusid ka teed jooma sinna, aga lihtsalt ma pidin ütlema, et kahjuks ei ole võimalik, kuna meil oli vaja jõuda Afjonkarahissaari, mis ka nii on. Kahjuks kõik ei jõua, nii et paratamatult nii on, aga see oli tõesti ülimalt lahe kogemus. Et ma loodan, et mul tekib selliseid võimalusi kunagi veel. Kindlasti vähekenegi võimalik on käia Türgis maapiirkondades, sõita küladest läbi ja kohegi võimalik siis peatuda või tekivad mingid takistused, mis sunnivad peatuma. Igal juhul see on ülimalt lahe. Me läheme kohe linna peale ja vaatame, mida süüa saab ning ega täna ilmselt rohkem midagi teha ei jõuagi. Homme vaatame kindlust ja hakkame vaikselt tagasi Istanbuli poole liikuma.